enne kui ma lähen selle õpetuse juurde. Kiitus, Isa. Isa, ma tänan sind, et sinu sõna on meie jaoks valmis pandud. Ja Isa, palun, et sa annaks täna meile ilmutuslikke teadmisi, just tarkuse, ilmutuse vaimu. Ja Isa, palun, et sa avaksid mulle ka sõna ukse, et tuua välja just neid asju, mis on sinu südames. Ja Isa, et me võiksime olla targad ja et me võiksime olla valmistatud tulevasteks aegadeks ja asjadeks, mis sina tahad meie kaudu teha. Tänu sulle, Isa, selle eest, mis sa teed Jeesuse nimel. Amen. Amen. Nii, kiitus Jumalale. Nüüd ma loodan, et sa oled ka lugenud seda kirja kohta, mis ma saatsin eelmisel nädalal. Ma räägin edasi siis Jumala tarkusest. Ma loodan, et sa oled seda teinud. See on selle jaoks, et sa saaksid seda uurida. Ja ma loen sulle uuesti selle kirjakoha. See on Markus evangeeliumi 4. peatükk ja ma loen sulle just selle 24. salmist ja selle nii-öelda laiendud tõlkes. Ja see kirja kohta ütleb niimoodi. Ja ta ütles neile, Jeesus on rääkimas. Olge tähelepanelikud, mida te kuulete. Selle mõõduga mõtlemist ja uurimist, mida te annate tõele, mida te kuulete, mõõdetakse teile tagasi väe ja teadmistega ja rohkemgi lisaks antakse teile, kes te kuulete. Niisiis, ka täna, kui sa koosolekul, seesama, kuidas sa oma tähelepanu pöörad, kuidas sa otsustad uurida, kuidas sa otsustad januneda Jumala sõna. Sellest sõltub see, kui palju sinule saab osaks Jumala väge ja me nägime siin teine asi ka, siis ka teadmised, kui me räägime just sellest samast tarkusest. See ei ole lihtsalt see, et nagu, kui Jumal tahab, siis annab. Ei, kui sina otsustad januneda ja igatseda, siis sulle antakse. Ja see mõõt sõltub just sellest, kui palju sina igatsed, vastavalt sellele see mõõt on ka suurem. Amen. Nüüd seega küsimus, kui palju Jumal saab mulle näiteks täna anda, ei ole lihtsalt see, et nagu, kes teab, palju ta saab anda. See sõltub sellest, missuguse hoiakuga sina oled tulnud kohale. Või nagu ma olen rääkinud seda võrdpilti, et sa võid tulla kogudusse teelusikaga, siis sa saad teelusika. Kui sa võtad supilusika, saad supilusikatäie. Kui sa võtad kulbi, siis saad kulbitäie. Kui sa võtad poti, siis sa saad potitäie. Ja kui sa sellest ei piisa ja tood kohale suure tsisterni, siis saad selle tsisternitäie. Ja kui sellest ka veel ei piisa ja tuled lausa suure rekka ja rekkaautoga, siis ka see täidetakse. Ja kui sa veel midagi suuremat leiad, siis ka see täidetakse. Amen. Olgu see kas või mis iganes allveelaev, mis mahutab tohutult palju veel. Nüüd see sõltub, millega sa tuled kohale ja Jumal annab sulle paika selle, kui palju, nagu öeldakse, sina tahad, selle mõõdu, kui palju sa saad, paned sina paika, mitte Jumal ei pane seda paika. See on see, mille see kirja koht räägib. Ja me räägime edasi Jumala tarkusest. Ja ma täna tegelikult vaatan just selle tarkuse külje pealt ühte elementi, mida tarkus toodab sinu elus. Ja vaatame õpetussõnade 4. peatükki. Ja ma loen sulle mitmeid kirja kohti, mis ma olen ka siin varem lugenud, aga me vaatame võib-olla natukene teiste nurkade alt. Õpetussõnade 4.5. Ja see ütleb, taotle tarkust, taotle mõistlust. Ära seda unusta. Ära kaldu kõrvale mu suusõnadest, ära seda hülga, siis see hoiab sind. Armasta seda, siis see kaitseb sind. Tarkuse algus on see. Taotle tarklust ja taotle mõistust kogu oma varanduse hinnaga. Pea seda kõrgeks, siis see ülendab sind. Kui sa seda süleled, siis see austab sind. See paneb sulle pähe ilupärja, kingib sulle kauni krooni. Ma loodan, et sa märkasid, siin on nüüd selle sama teksti jooksul jooksis üks fraas korduvalt läbi ja see on see sama taotle tarkust. Taotle. Omanda võib-olla on üks teine sõna, mida võib kasutada ja mõned tõlked kasutavad ka sõna osta. Nüüd see ei räägi niivõrd sellest, et sa pead tarkuse saamiseks seda kinni maksma, vaid see just räägib sellest samast see, et ma soovin, ma tahan seda saada. Nüüd vaata,
lähme kohe 1. Korintlastele 8. peatükki. Nüüd üks asi, kui me räägime selleks, et tarkust saada, meil on vaja õigeid hoiakuid ja õigeid nii-öelda suhtumisi, mis toovad meile selle. Ja 2. Korintlaste 8.2 ütleb niimoodi. Nüüd, tegelikult ma lähen kohe, loeme siiski selle eestikeelse variandi ka. Kui keegi arvab midagi, 1. Korintlaste 8.2, kui keegi arvab midagi tunnetavat, ta ei tunneta veel nõnda, kuidas tuleb tunnetada. Aga kes armastab Jumalat, selle on Jumal ära tundnud. Nüüd see kõlab võib-olla, millest siin jutt on. Ja selle koha peal vahest ongi, tegelikult üks asi, mis ongi, kui sul on mõned piiblitekstid, mis on sinu jaoks jäävad nagu segaseks, vahest on hea vaadata teisi tõlked, et see nüanss tuleks välja. Ja inglise keeles on neid tõlkeid päris palju, aga ma kasutan nüüd New Living Bible'it. Ja see ütleb niimoodi selle teise salmi koha peal. Igaüks, kes arvab end teadvaid kõiki vastuseid, ei tea tegelikult kuigi palju. Aga see, kes armastab Jumalat, on see, keda Jumal tunnustab. Ja siis ma loen uuesti. Igaüks, kes arvab end teadvat kõiki vastuseid, ei tea tegelikult kuigi palju. Millest see räägib? Nüüd see inimene, kes tahab tarkust ja tahab targaks saada, ta ei tohi kunagi ennast panna sellesse olukorda, mul on see asi juba selge. Vaata vahel, see võib isegi koguduses juhtuda, võib-olla sul endal on juhtunud, öeldakse, et täna me räägime usu teemadel, räägime sellest, mis on usk. Ja mõned inimesed lülitavad ennast välja, kui sa pealkirja isegi ütled juba, sest et neil on ju selge see. Nad teavad Hebra 11.1 peast võib-olla, aga usk on kindel usaldus selle vastu, mis oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Ja siis neil on Markuse 11.23 ka ilusti peas. Ja kui sa need 2 kirja kohta veel sinna reerest ritta paned, mõni inimene lülitab ennast välja, sest ta ütleb, et ma tean juba seda. Kui keegi arvab, et ennast teadvad kõiki vastuseid, ei tea tegelikult kuigi palju. Me ei tohi ennast panna sellesse positsiooni, et me arvame, et me teame juba piisavalt palju ja meil on kõik juba selge. Isegi kui sa midagi tead. Vaata vahel me võime isegi ka loomulikes asjades orienteeruda mingites alades. Ja me mõtleme, et me teame, kuidas see teine või kolmas asi käib. Ja kui keegi hakkab mingist teemast rääkima, milles me arvame, et me oleme professionaalid nii-öelda või mida me võib-olla õppinud või millegi me oleme tegelenud võib-olla aastaid juba, siis vaata vahel mõni inimene, kui hakkad sellest rääkima, ta arvab, mul on kõik selge selles asjas. Ei, kui sa arvad, et sa kõike juba tead, siis parem nii-öelda ole teadlik sellest, et sa tead vägagi vähe tegelikult. Ja see on hoiaku küsimus. Et sa oled ühe õige hoiaku ja see paneb sind positsiooni, et sa võid saada ka tarkust ja sul on alati võimalik juurde õppida. Aamen. Nüüd läheme õpetussõnade 3. peatükki, 13. salmi. Ja me hakkame selle teemale rohkem lähemale minema. Õpetussõnade 13. Nüüd Saalomon on need õpetussõnad kirjutanud suures osas. Ja Jumal on talle midagi ilmutanud. Ja ma arvan, et meil on midagi tema käest õppida, isegi kui ta oma elu lõpuperioodidel nagu kõige paremini võib-olla ei tegutsenud, aga ja siin ta ütleb 3.13. Õnnistud on inimene, kes leiab tarkuse ja inimene, kes jõuab aru saamisele. Sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast. See on kallim kui pärlid ja ükski asi, mida sa ihaldad, ei ole sellega võrreldav. Kas sa märkad, ta ütleb seda, et tarkus on tohutu väärtus, kui ma seda ümber sõnastan. Ehk siis ta kasutab väljendit, et see on kallim kui pärlid ja ükski asi, mida sa võid ihaldada, ei ole sellega võrreldav. Ja sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast. Nüüd, kui ta kasutab väljendit hõbedalt ja kulda, siis tänasel päeval meie jaoks räägib nii-öelda väärtuslikest metallidest, aga tegelikult tol ajal see rääkis neile ka meie jaoks nagu rahast, ehk siis väärtusest mingisugusest. Ja ta ütleb seda, et tarkus on väärtuslikum kui raha, siis nii hõbe kui kuld või ka pärlid. See on üks väga oluline hoiak. Kui sa tahad tarkust saada, siis sa pead sellesse niimoodi suhtuma. Ja nüüd kas vaatad, mis ta ütleb pärast seda,
16. salmis. Selle paremal käel, siis tarkuse paremal käel, ehk siis kui sa oled pannud tarkuse sellesse väga olulisse kohta, sa oled väga väärtuslikuks seda pidamas oma elus, pead teda väga oluliseks ja ütled, see on kallim kui kuld ja see on kallim kui pärlid, siis ta ütleb, et selle paremal käel on pikk iga. Amen. Üks asi, mis me peame meeles pidama, see on Jumala tahe, et sina elaksid pikaealiseks. Jumala plaan ei ole see, et sa saad kuskil 50 ja siis sured. See ei ole Jumala plaan, see ei ole pikaealisus. Amen. See ei ole Jumala plaan, kui see kellegi on juhtunud, me ei ole kutsutud võib-olla kellegi kohut mõistma, kui ta on issanda juurde läinud, siis kiitus Jumalale, aga sellegi poolest see ei ole Jumala plaan sinu jaoks ja sa pane enda jaoks see sihik paika. Mina ei taha nagu olla mingisugune haige ja vilets vana inimene. Piibel ei ütle seda, et kui ta räägib pikaealisest, sa pead olema haige ja vilets. Jumal räägib sellest, et pika eaga täidab sind. Ja ta räägib terve elamisest, terve olemisest kogu sinuga vanaduse põlve, kui sa tahad niisugust sõna kasutada. Aga pikk iga on tarkuse tasu. Nüüd vaat, mis teine asi. Ja tema vasakul käel, siis paremal käel, ühes käes on siis pikk iga ja tema vasakul käel on rikkus. Ja ta räägib materiaalsest rikkusest ja au. Mis au? Me ei tohi endale au võtta. Ja sina ise ei pea seda tõesti otsima. Aga Jumal tahab sind siiski austada. Mis asja? See on võib-olla omaette teema, ma ei hakka sellega praegu siin tegelema, aga esimene asi, mille ta mainib siin, või ütleme esimesena siin praegu, mille ma täna tegelen, on see, et seal vasakul käel on rikkus. Kui inimesel on tarkus, siis sellega tuleb kaasa ka rikkus. Igaks juhuks korra käin veel läbi selle. Tarkus ei tähenda mingi informatsiooni teadmist või omamist. See, et ma tean, lähen mälumängule ja siis tean vastuseid kõigile väga erilistele, väga keerulistele, väga rasketele küsimustele. Nüüd ma olen väga tark inimene. Ei, see ei ole tarkus. See on info nii-öelda valdamine või see on selles mõttes, et su ajufailid on nii-öelda täidetud igase informatsiooniga ja see ei ole tarkus. Tarkus on see, et sa suudad võtta selle informatsiooni ja seda õiges ajas ja õigel viisil kasutada ja sellega midagi teha. Amen. Tarkus on tegelikult osavus, ka mingis mõttes ka ajas ja ka oskustes tegelikult. Nüüd vaatame edasi. Ütleb, selle teed on armsad teed ja kõik selle rajad on rahu. Me näeme, et ka tarkusega kaasas on rahu. See on elupuuks neile, kes sellest kinni haaravad, õnnis, kes seda suudab hoida. Nüüd lähme korra teise ajaraamatusse. Ja 7. salmi. See on üks kirjakoht, mis võiks sulle natuke tuttav olla. Ja siin me näeme, Saalomon on saanud kuningaks. Taavet on läinud juba lahkunud. Ja nüüd Saalomon on saanud kuningaks. Ja Jumal ilmutab ennast Saalomonile ja kõnetab teda väga huvitaval kombel. Teine ajaraamat 1.7 siis. Sel samal ööl ilmutas Jumal ennast Saalomonile ja ütles temale, palu, mida ma sulle peaksin andma. Kas pole huvitav? Kuidas sulle meeldiks, kui Jumal nii-öelda kõnetaks sind isiklikult ja küsib, et palu, mis ma sulle peaksin andma? Nüüd see kõlab umbes nagu, me oleme kunagi kuulnud seda muinasjuttu, vist vene muinasjutt on see. Kuldkalakene, mis on sinu 3 soovi. Nüüd ja me teame, selle muinasjutus sooviti igasuguseid imeasjandusi ja need olid tegelikult lõpuks hävituseks sellele inimesele. Aga Jumal ei esitanud nii-öelda 3 soovi, ta ütleb, et mida iganes sa tahaksid paluda, palu mu käest. Jumal oli huvitatud sellest, et ta oli valmis talle seda andma. Nüüd tegelikult me saame aru, Jumal on nii-öelda tegelikult mõnes mõttes ka Saalomoni läbi katsumas. Sest et kui sinu käest küsitakse, siis sa paned selle, mis on sinu jaoks kõige olulisem sellesse samasse palve.
Ja Saalomon oli sellele pihta saanud, mis on kõige olulisem. Ta on seda välja toonud juba siin päris mitmeid kordi just õpetussõnades ja nüüd ta palubki just seda, vaata, mis ta ütleb. Ja Saalomon vastas Jumalale ja sa märkad, see on kohe niimoodi suhteliselt kohe, isegi pikalt ei mõtle, meil pole vähemalt öeldud. Ta ütleb, sa oled Taavetile, mu isale suur heldust osutanud ja oled mind tema asemele kuningaks tõstnud. Nüüd me näeme seda, et ta saab aru sellest, et see ei ole mitte tema nii-öelda teenete tõttu või mis iganes, see on Jumala heldus olnud, see on Jumala soosing, et nüüd ka tema on leidnud selle koha. Ja siis ta ütleb, et nüüd Jehova Jumal, saagu tõeks su sõna mu isale Taavetile, sest sa oled mind kuningaks tõstnud rahvale, keda on nõnda palju nagu põrmu maa peal. Anna nüüd mulle tarkust ja mõistust minna ja tulla selle rahva eesotsas, sest kes suudaks muidu kohut mõista sellele sinu suurele rahvale. Nüüd me märkad, mida siis Saalomon palub. Anna Jumal mulle tarkust. Ja nüüd mitte lihtsalt tarkust ainult too, et ma saaksin vägevaks ja võimsaks, ei, et ma võiksin teha tegelikult sinu tahet. Nüüd see on üks väga oluline asi, et kui me räägime ka tarkusest, siis see prioriteet peaks olema ka see, et meil nagu oleks see asjad, mis me Jumala käest tahame saada ja igatseme, need ei peaks olema ainult meie ja minu ja kogu selle meie keskse mõttelaadiga. Jumal, meil peaks olema kaugem pilt. Miks pärast? Sest et selle taga on ka see, et see toob sinule ka isiklikult lõpuks õnnistuse. Ja vaata, mis siin juhtub. 11. salm. Ja Jumal ütles Saalomile, et see sul südame peal on ja sa ei ole mitte palunud rikkust, varandust ega au. Et pane tähele, kas pärkata mainib huvitavaid asju. Rikkust, varandust ja au. Ka mitte oma vaenlaste hinge ja sa ei ole palunud isegi mitte pikka iga. Kas sa märkad, ta mainib asju ja hiljem me näeme, et tegelikult need on asjad, mis Jumal tahab sulle anda. Aga ta ei pannud neid prioriteetsele esikohale ja ta saab ikkagi neid asju tegelikult. Ja siis ta ütleb, et vaid enese siis oled enesele palunud tarkust ja mõistust, eks saaksid kohut mõista rahvale, kelle ma sind kuningaks olen tõstnud. Siis olgu sulle antud tarkust ja mõistust. Jumal andis talle tarkust ja mõistust ja ütleb, ja ma annan sulle ka rikkust, varandust ja au. Kas sa märkad? Niisiis, kui sina saad Jumala käest tarkust, siis sellega käib kaasas rikkus, varandus ja au. See on nagu oleks see, kui sa mingisuguse, ma ei tea, võtad mingisuguse paketi, siis sellega midagi käib kaasas. Amen. Ja kui sina võtad nii-öelda tarkuse paketi Jumala käest, siis sellega käib kaasas rikkus, varandus ja au. Ilma ei anta seda. Jumal ei taha seda pakkuda sulle ilma. Ta ei taha ainult, et sina võiksid öelda, ma olen tark ja ma olen tark pea. Ei, Jumal tahab sulle sellega kaasa anda rikkuse, varanduse ja au. Nüüd, et selles olla veendunud, vaatame seda veel piiblist. Ja me vaatame mõningaid kirjakohti ka ja õpetussõnade 8. 3. salm. Siin on üks huvitav peatükk, see 8. peatükk õpetussõnades, kus piltlikult nagu tarkus kõneleb. Ja nüüd, mida siis tarkus räägib? Ütleb, Jehova kartus on kurja vihkamine. Ma vihkan kõrkust ja ülbust, pahu eluviise ja pöörast suud. Mul on nõu ja kordaminek. Mul on mõistus, mul on võimus. Minu abiga valitsevad kuningad ja võimukandjad korraldavad õiglust. Minu abiga valitsevad vürstid ja kõik suursugused kohtumõistjad maal. Mina armastan neid, kes armastavad mind ja kes otsivad mind, need leiavad mind. Nüüd pane tähele, minu juures, kelle juures? Tarkuse juures on rikkus ja au. See on selles paketis sees jällegi. Nüüd ütled, rikkust ja au tahaks ikka, pole paha, aga sinu igatsus peaks olema saada tarkust.
ja see tuleb peale kauba. Sest see oli see, mismoodi oli ka Saalomonil. Tema tähelepanu ei olnud see, et ma tahan hirmsalt rikkust, ma tahan jõukust saada. Ei, ma tahan tarkust saada. Ja see toob sulle ka rikkuse ja ka au isegi. Amen. Ja siis ta ütleb, ürgne, siis minu juures on siis rikkus ja au, ürgne varandus ja hüvang. Minu vili on kullast parem koguni kui puhas kuld ja mu voos on parem kui valitud hõbe. Ma jäin õigluse rajale keset õigluse jalgteid, et anda jõukust neile, kes mind armastavad ja täita nende varakambreid. See on piiblis sees. Amen. Ma lugesin sulle piiblit. Ja siin ei räägita vaimulikust varast, siin ei räägita vaimulikest varakambritest, siin räägitakse materiaalsetest asjadest ja ta ütleb, et ta tahab anda sulle, tarkus tahab anda sulle, mida? Jõukust ja ka täita sinu varakambreid. Nüüd ma loen sulle selle 18. salmi, mis meil on jälgitud, et minu juures on rikkus, au ja ürgne varandus ja hüvang. Ja loen sulle selle, mulle meeldib siuke tõlge nagu passion. See on see kirglik tõlge. Ja see tõlgib see niimoodi 18. salmi. Ta ütleb, lõputu rikkus ja au tulevad neile, kes armastavad, kus ma elan. See on tarkus rääkimas. Lõputu rikkus. Kas pole huvitav väljend? Lõputu rikkus. Ja siis ta ütleb, et õigsuse rikkused ja pikk ja rahuldust pakkuv elu antakse neile. Loen uuesti see. Lõputu rikkus ja au tulevad neile, kes avastavad, kus ma elan. Õigsuse rikkused ja pikk ja rahuldust pakkuv elu antakse neile. See on Jumala tahe sinu jaoks. Aga mis peaks olema sinu igatsuseks? See, et ma igatsen tarkust. Amen. Nüüd, mis on Jumala plaan sinu jaoks? Ja läheme õpetussõnade 13. peatüki. Õpetussõnud on siin päris palju, ma loen neid. Ütleb, kes tarkadega läbi käib, saab targaks. Aga kes alpidega seltsib, selle käsi käib halvasti. Ma arvan, et see on üks väga suur tarkus, kas pole nii? Õpetussõnad 13.20 on vist õige. Nii. Ja 21 salm ütleb, õnnetus ajab taga patuseid, aga õiged saavad palgaks õnne. Hea inimene jätab pärandi lastelegi, aga patuste vara talletatakse õigele. Et kas sa märkad, Jumala igatsus on, et sina, kui sa lähed issanda juurde enne, kui Jeesus tagasi tuleb, siis sa jätad ka pärandi, tegelikult seda võid sa juba maa peal ka jätta, tegelikult maa peal olles, oma lastelegi. Mida on lastele, vaid lastele. Jätad ka pärandi. Amen. See on Jumala igatsus, et sul võiks olla nii külluslikult, et sa saad nii lastele kui ka lastele jätta pärandi. Amen. Vaata korra üks hea kirjakoht, ma loen sulle päris palju kirjakohti, siis me läheme mõne loo juurde ka siin. Üks minu lemmik kirjakohtadest. 2. Korintlastele 9.8. Nüüd, see räägib tegelikult sellest, mida Jumal on vägev ja võimeline tegema. Nüüd, kas see on automaatne, aga see on midagi sellist, mis sina võid uskuda ja millest sa võid kinni haarata, see kuulub sulle. Ja me teame kontekstis, ta räägib tegelikult siin ka andjatest just. Nüüd, see on tegelikult see sama, mis käib ka tarkusega kaasas. Ja siin ta ütleb, ma loen sulle kohe laindud tõlkes selle 8. salm. Ja Jumal on võimeline laskma kogu armul, igal soosingul ja maisel õnnistusel tulla teie juurde külluses.
nii et te alati ja kõigis olukordades ning mis tahes vajaduse korral oleksite iseenesest piisavad, omades piisavalt, et mitte vajada abi ega toetust ning olles rikkalikult varustatud iga hea teo ja heategevusliku annetuse jaoks. Väga mahlane, aga see räägib sellest, et see on Jumal tahab, et sul oleks kõike külluslikult ja sa oleksid sõltumatu ja sa ei vajaks kellegi toetust ja sa oled rikas iga hea teo ja helde annetuse jaoks. Amen. Ja see on see, mis Jumal tahab, et sinu elus võiks olla. See räägib ka, see on just seesama, kui ma räägin tarkuse teemast, mis käib sellega kaasas. Nüüd vaatame natukene, kui Saalomon oli palunud seda tarkust, siis sellel kõigel oli ka tulemus tema elus. Ja me näeme tema elus siis kahte asja tegelikult väga püsivalt. Need ongi just tohutu tarkus ja samas ka tohutu rikkus ja jõukus siis. Nüüd mõni ütleb, et no aga see jõukus pani teda komistama. Et sa pead natukene piiblit uurima. Tegelikult see ei ole täpne. Vaid valed südame hoiakud, mis ta lasi oma ellu tuua, need tõid esile ja see jõukus oli selle sees, aga see ei olnud see põhiline, mis pani teda komistama. Rahal ei ole, nagu öeldakse, oma olemuselt iseloomu. See on inimese südame hoiak, mis võib teda komistama pannes, kui see raha lisatakse juurde. Piibel räägib raha armastusest, mis on kõige kurja juur, mitte rahast, mis on kõige kurja juur. Ja see on väga oluline see vahe, mõni ütleb, et no mis siin vahet on, üks sama, ei ole üks sama. See on väga suur asi. Rahal ei ole iseloomu. Mul ei ole praegu siin kohe välja otsitud, aga kui sa võtad raha tähe kätte, ütleme 50 eurose, siis sellel ei ole iseloomu. Sellele annad iseloomu sina sellega, mis sina sellega peale hakkad. Sina võid selle 50 euroga teha mingisuguseid suuri rumalusi, sa võid midagi vägagi kasulikku ja väga tarka teha sellega. Amen. Ja millest see sõltub? Sinust sõltub. Raha on tegelikult vahend, mida me kasutame ja selles mõttes see ei ole see, mis paneb kedagi nii-öelda otseselt komistama või kukkuma, vaid see sama suhtumine, kui see raha on olemas, sageli see raha ise võib tuua välja selle, mis on juba inimese südames toimumas. Nüüd aga vaatame korra Saalomoni ja vaatame esimese kuningate 10.1. Nüüd see on üks huvitav situatsioon ja üks kuninganna tuleb Saalomonile külla. Esimene kuningate 10.1 ütleb, kui Seeba kuninganna kuulis Saalomoni kuulsusest Jehova nime tõttu, siis ta tuli teda mõistu küsimustega kimbutama. Nüüd ma ei tea, kimbutamine, kuidas sellega iganes on, mitmed tõlked ei tõlgi seda päris sõna-sõnalt niimoodi, ta lihtsalt tuli neid nii-öelda küsimusi küsima ja tahtis näha tõesti, kas ta on tõesti sellisel kombel tark ja mis on iganes toimumas. Nüüd aga sa märkad, see kuulsus, mis oli Saalomonile tulnud, oli kelle Jehova nime tõttu. Me näeme seda, et see tema inimesed olid kuulnud just sellest, mida moodi Jumal oli talle selle andnud. Nüüd siis seesama Seeba kuninganna ütleb, ta tuli Jeruusalemma väga suure saatjaskonnaga ja kaamelitega, kes kandsid palsameid, väga palju kulda ja kalliskive ja ta jõudis Saalomoni juurde, siis ta kõneles temaga kõigest, mis tal südame peal oli. Aga Saalomon seletas temale kõik ta küsimused, kuningale ei jäänud midagi mõistatuseks, mida ta ei suutnud temale seletada. Niisiis me näeme, see naine, nagu öeldakse, mingis mõttes tal oli plaan nagu küsida igasuguseid keerulisi küsimusi, asju, mis iganes, ja Saalomon andis talle kõigile nendele vastused. Me näeme, mis see oli, üks üleloomulik tarkus ja me ei tea täpselt isegi, milles teemad need siin olid, aga need võisid olla vägagi laias skaalast erinevad asjad. Ja Jumal andis talle tarkuse ja ta vastas nendele küsimustele. Nüüd 4. salm ütleb, ja Seeba kuninganna nägi kõike Saalomoni tarkust ja nüüd pane edasi, mis ta tähendab. Ja koda, mille ta oli ehitanud, roogada laual, kuidas ta sulased istusid, tema teenrite teenimist ja nende riietust, tema jooke ja tema põletusohvreid, mis ta ohverdas Jehova kojas. Siis ta jäi otse hingetuks.
mõned tõlked tõlgivad see, et nagu öeldakse, et ta põhimõtteliselt minestas ära. Nüüd, mida ta näeb? Ta näeb esmalt, kas pole huvitav, esmalt tarkust ja siis me näeme tervel erinevatel viisidel, ta näeb jõukust. Kõigis nendes asjades ja me näeme väga paljus, millega see jõukus on ka seotud, ka sellega ka isegi mismoodi ka tema, kui tuli kuninga rollis olles teda teeniti ja samas ka, mis toimub Jumala kojaga seoses. Me näeme siis jõukust tegelikult, siis me näeme need inimesed, kes siis need sulased, kes teda teenisid, nende riietuses, ka isegi selles söögis ja joogis, aga samas ka põletusohvrid, ehk siis see on tegelikult vana lepingu Jumala teenimine. Seal ei toodud mingisuguseid väsinud haigeid loomi, vaid seal olid korralikud väärtuslikud ohvrid, mis toodi Jumalale. Ja vastavalt nagu Jumala sõna selle vanas lepingus paik oli pannud. Niisiis, ta kõike näeb seda. Ja kui nad Jumalale andsid, siis ta ei andnud mingisugust, nagu öeldakse, nagu ma kunagi olen seda rääkinud, kellelgi on jälle see, vanasti oli see krooniaeg, see kortsus ühe kroonine kuskil oli rahakoti, siis ta kortsutab selle veel rohkem ära, siis paneb korjandusse. Saad aru, see räägib inimese südame hoiakust, mitte see, et inimene ei oleks tohtinud ühe kroonist anda, aga just see sama suhtumine, et nagu öeldakse see mingisugune viimane jääk või midagi taolist, vaid see, et ta andis midagi, mis oli tema jaoks ka väärtuslik Jumalale. Amen. Ja nüüd ta näeb kõike seda. Siis ta ütleb, ja ta ütles kuningale, see kõne oli tõsi, mis ma omal maal kuulsin sinust ja sinu tarkusest, aga ma ei uskunud neid jutte mitte enne, kui ma tulin ja nägin oma silmaga ja vaata, mulle ei olnud räägitud pooltki. Sinul on rohkem tarkust ja vara kui kuuldustes, mida ma olin kuulnud. Kas sa märkad, mida ta toob kokku? Tarkus ja vara. Amen. Mis sa peaksid igatsema? Tarkust. Ja Jumal ei anna sulle seda ilma varata. Amen. Ilma rikkuseta, ilma jõukuseta. 8. salm. Õnnelikud on su mehed, õnnelikud on need, kes su sulased, kes seisavad alati su ees ja kuulevad su tarkust. Kirjetud olgu Jehova, kas märkad, see oli pagana kuninganna. Ta ei olnud Jumala teenija. Ta ütleb äkki kiirjetud olgu Jehova. Nüüd, mis pani teda seda ütlema? Nähes tarkust ja nähes jõukust. Jõukus räägib ka sellele maailmale sellest, et see Jumal on tõeline ja ehtne. Amen. See ei peaks olema see pilt, et nagu öeldakse, paljudel on isegi väga suurel osal sellest maailmast, kui räägitakse kristlikest kogudustest või kirikutest, siis alati see esi seostub sellega, et no ega neil eriti ei ole midagi raha. Ja nad nii-öelda kogu aeg käivad mangumas, annetage selle jaoks ja andke selle jaoks ja andke tooda ja äkki riik saab toetada. Ja nüüd see ei tähenda seda, et me ei või annetusi üles võtta koguduse koosolekutel, aga iva on selles, me ei peaks olema need, kes käime mangumas inimeste käest ja et me sõltume neist. Me peame aru saama seda, et Jumal on see, kes annab meile rikkuse ja jõukuse ja see peaks rääkima sellele maailmale. Amen. Sest et see jõukus, mis oli Saalomoni kojas, see rääkis selle maailma kuningale või kuningannale, kes ise oli ka jõukas. Ja me näeme seda, et see, kes oli Jumala sulane või Jumala teenimas, oli veelgi jõukam. Amen. Vahest inimesed on pahased selle peale, kui need jutlustajad sõidavad mingisuguste väga kallite ja isegi luksuslike lennukitega ringi. Ja neil on mingit probleemi sellega, kui mingisugune pornograafiat levitav või kes teab, missuguse mafia värgiga tegelev inimene sõidab veelgi luksuslikuma lennukiga. Nüüd, kes peaks nende luksuslike lennukitega sõitma? Kas need, kes levitavad pornograafiat ja need, kes on mafioosod või need, kes kuulutavad Jumala sõna? Sest et siin oli sama pilt, et nagu see sama pagana kuninganna, tema nägi seda, et see jõukus, mis oli Jumala andnud Jumala sulasele, oli veelgi suurem, kui temal enesel oli. Amen. Mis asju sa sellega tahad öelda? Jumala kogudused peaks tulema ühed jõukad kohad, kus on rahalised vahendid, kus on küllus, kus on olemas kõik tehnika, kõik mis iganes on vaja selleks, et teha Jumala tahet. Amen. Ja kui ma seda räägin, siis ma ei räägi lihtsalt üle rinna sõnu, sest ma olen näinud, kuidas Jumal on hakanud ka meid kasvatama selle suunas. Amen.
Ja mitte sellepärast, et eputada, mitte sellepärast, et näidata, et me oleme kuskil suuremad kui teised, vaid iva on selles, et me peaksime olema eeskujuks ja näitama seda, et ka Jumala kogudused kõik peaksid sellesse kohta sisse astuma julgelt. Amen. Et neil on rohkesti anda ja et nad on rikkad iga hea teo tarvis. Amen. See on Jumala tahe ja see on Jumala plaan. Amen. See, et me võime minna ja sellele maailmale rääkida ka selle jõukuse kaudu, mida Jumal on meie kätte usaldanud. Amen. Nii sinule isiklikult kui ka meile kogudusena. Amen. Ja see käib kaasas millega? Tarkusega. See käib kaasas tarkusega. Amen. Nii, vaatame edasi. 9. salmi poolel. Kiidetud olgu Jehova su Jumal, kelle sa nõnda meeldisid, et ta pani sind Iisraeli aujärjele. Sellepärast, et Jehova Iisraeli igavesti armastab, on ta sind pannud kuningaks. Kas sa märkad, mida pagana kuninganna räägib? Midagi on teile vastu nii tugevalt rääkinud ja seda on toimunud just nende sama kahe asja kaudu, tarkuse ja jõukuse kaudu. Ütleb, et sa teeksid, mis on kohus ja õige. Ja nüüd, kas sa märkad, ja ta andis kuningale 120 talenti kulda ning väga palju palsameid ja kalliskive, nii suurt hulka palsameid kui see, mida Seeba kuninganna andis kuningas Saalomonile, ei toodud enam kunagi. Nüüd, mul ei ole praegu seda numbrit arutatud, aga paari teise numbriga lähme konkreetsemaks, aga talent oli päris, selle minust oli 34 kilo umbes, on seda üks talent. 34 kilosed kullakangid ja neid on siis 120 tükki. Ise võid arvutada, palju see võib maksta, see on hüüratud summad tegelikult. See on nagu sõna otseses mõttes kullahunnik tuuakse kohale. See, ma arvan, et need ei mahu isegi ühe kaameli peale kindlasti kohe mitte ära. See pidi olema päris palju neid loomi, kes selle vedasid kohale. Nüüd mõni ütleb, et no aga tal on ju nii palju jõukust ja küllust, miks talle siis veel peab juurde andma? Iva ongi selles, seal kus on tarkus ja Jumalaga koos käimine, see tõmbab raha ligi ja see tuleb rohkem sinu kätte. Ja kui sina käid koos Jumalaga ja käid Jumala tarkuses, see hakkabki raha ligi tõmbama. Amen. Ja kogudused, kes käivad Jumala tarkuses ja Jumala nii-öelda sõnas ja Jumala plaanis, Jumala jõukus saab nendesse kogudustesse tulema. Ja see kogudus on ka rahamagnet. Sa küsid, mismoodi sa niimoodi kasutad sükest väljendit. See Jeesus oli muuseas ka rahamagnet. Sa küsid, rahamagnet, polnudki raha. Need kasutasid kulda ja hõbedat. Jeesus sünnib ja ta on seal, mis see koht oli nüüd? Ma sassi jää mul. Ei, laudas küll, aga see koha nimi. Petlemma muidugi. Ta sünnib seal Petlemas ja targad tulevad kohale ja Jumal üleloomulikult juhib nad kohale ja tegelikult selle lihtsalt targad, tegelikult nad olid rohkem ka kuningad samas ja toovad talle ande. Nüüd traditsioon on selle sageli ära rikkunud. Sageli me näeme neid pildikesi, et samad millegi pärast pannakse 3 tükki. Samas Piibel ei räägi sellest numbrits mitte kuskil. Seda numbrit 3 ei ole seal, et neid oli 3 tarka või 3 kuningat, kes tulid. Isegi mingi 3 kuninga päev on olemas, aga Piibel ei räägi 3 kuningast, neid oli rohkem võib-olla. Okei, palju neid iganes oli, aga neid oli rohkem kindlasti, ma usun. Ja nüüd nad tulevad kohale ja kui kuningas tuleb kohale, siis ta ei too mingi väikse karbikesega, ma ei tea, ühe tirtsukese kulda natukene. Sest et me näeme hiljem Jeesuse perekond oli rahaliselt varustatud selleks, et veel minna sealt minema ja minna isegi Egiptusesse, nagu öeldakse varjule sellest, kui tema elu oli ohus. Nüüd selleks kõigeks on raha ja vahendeid vaja. Ja Jeesus on juba väikene ja ta tõmbab ligi raha. Sest et talle tuuakse ohvreid ja ande ja üks nendest on kuld ja mitte kindlasti ühe väikse törtsukese, vaid ikka korralikult. Ma ei tea, kui meil on täpselt numbrid öeldud sinna, aga kui kuningad ikka toovad, siis me näeme, kuidas siin kuningas tõi. Amen. Nii et seal oli päris suured arvatavasti parajad varandused, nii et selles mõttes see pilt võid enda peast ära kustutada, et see 3 kuningat, kes ikka ühel on väike karbike käes ja tõid seal midagi, see unusta ära seal.
Seal oli kindlasti ühed korralikud kogused, mis nad tõid kohale sinna. Ja miks nad tõid, sest nad teadsid, see on oluline isik, see on Messias tegelikult. Ja nad tunnustasid seda andmisega. Nüüd lähme tagasi samasse loosse. Nüüd 11. salm. Ka Hiirami laevad, mis olid toonud kulda ohverist, tõid ohverist väga palju, mis sõna see on, almuugipuid almuugipuud ja kalliskive. Meil vist sellist puud ei ole. Ja kuningas valmistas almuugipuust tugiosad Jehova kojale ja kuninga kojale, samuti kandleid ja naableid lauljatele. Niisugust almugipuud ei ole toodud ega nähtud enam tänapäevani. No võt sellepärast me ei teagi niisugust nime. Ja kuningas Salomo andis Seeba kuningannale kõike, mida ta soovis ja palus lisaks sellele, mis ta oli antud mis temal oli antud kuningas Salomoni jõu kohaselt. Siis kuninganna pöördus ümber ja läks tagasi oma maale, tema ja ta sulased. Nüüd pane tähele, siin on üks number, mis tasub tähele panna. Ta ütleb, ja ka kullakaal, mis Salomonile tuli 1 aasta jooksul, oli 666 talenti kulda. Nüüd see on tema nii-öelda raamatupidamisest üks väljavõte tehtud siit. Kas pole nii? Ma arvan, et ei ole paha see natukene meile arusaadavatesse numbritesse panna. 1-aastane sissetulek Salomonil oli, nagu ma tegin ühe arvutuse, 34 kilogrammi on siis 1 talent, seda oli 666, nüüd see ei ole mitte siin praegu see antikristuse number, ja seda korrutad 34-ga, saad 22 644 kilogrammi kulda. Nüüd saame aru, see on orienteeru, kuna selle talendi suuruse suhtes on väiksed nii-öelda vaidlustumised, aga see on keskmine, nii-öelda on see 34. Nüüd see nii-öelda AI ütles mulle, et selle väärtus on umbes 1,4 kuni 1,5 miljardit USA dollarit. See oli tema aastane sissetulek. Kas tohib uuesti ütelda? 1,4 kuni 1,5 miljardit, mitte miljonit, vaid miljardit USA dollarit oli tema aastane sissetulek. Nüüd, mis oli selle televale toonud sellise jõukuse ja rikkuse? Jumala tarkus. Ja tänasel päeval me elame uue lepingu ajal ja meil on parem leping, kui oli temal. Ja Jumal ütleb ka, et me paluksime Jumala käest tarkuse ja ilmutuse vaimu. Ja Paulus palus. Nüüd see on, ja Piibel räägib sellest, et Jumal lõpuaegadel saab tegema palju suuremaid ja vägevamaid asju, kui ta tegi tolle ajastul. Amen. Küsid, kas sükkeseid jõukust võib ka nii-öelda Jumal oma kogudustesse tuua ja ka koguduse liikmetele? Ja mitte ta ei või, vaid ta saab seda lõpuaegadel tegema. Nüüd meil on vaja uskuda ja sellest kinni haarata ja sellest tõesti seda nii-öelda sellest seista. Aga see on väga oluline see, et meie jaoks see prioriteet on õiges kohas. See, et nagu öeldakse, me igatseme Jumala tarkust ja see jõukus ja küllus tuleb ka sinna juurde. Amen. Vaata õpetussõnade 21-20. Nüüd need on kirjakohad, mis on Salomoni enda poolt ka kirjutatud ja mis kinnitavad seda sama, mis ma just siin lugesin. Ja õpetussõnade 21-20. Ja jällegi seos on jällegi tarkusel ja ka jõukusel. Ja siin ta ütleb niimoodi, targa elumajas on kallist vara ja õli, aga alp inimene neelab need. Nüüd ma loen sulle siin nüüd mõningaid tõlked veel. Lained tõlge ütleb niimoodi. Targa elu asemes on kallid varandused ja õli, aga enesekindel ja rumal mees neelab selle alla ning raiskab selle ära. Nii New Living Bible ütleb niimoodi. Tarkadel on rikkus ja luksus
aga rumalad kulutavad ära kõik, mida nad saavad. Tarkadel on rikkus ja luksus. Jumalal ei ole sellega probleeme. Kui sinu prioriteet on tarkus, ka luksus. See on üks oluline asi, miks ma neid asju räägin. Sõnadel on potentsiaal luua pilte ja mitte ainult lihtsalt pilte, vaid ka pilte sinu südames. Kas sina võid näha ennast elamas luksuses? Sa tuled koguduse uksest sisse ja sul on ka selles kohas luksus. Amen. Jumalal ei ole sellega probleeme. Sageli religioonil ja traditsioonidel on sellega probleeme, tulevad kogudustesse sisse ja vahest isegi, meil väga palju on, aga mõni isegi on vaadanud, mis teil 4 kaamerat on. Meil on muuseas plaanis 10 tükki. Meil on stuudio plaanis sisustada ka, ma ei tea, kas kokku 10 sealt tuleb, aga sinna kanti, miks mitte? Miks mitte? Miks mitte? Nüüd sellepärast, et me üritaks eputada, vaid sellepärast, et kui Jumala riigi tööks on neid asju vaja, siis need on vaja. Amen. Nüüd vaata üks huvitav asi siin selle sama salmi teine osa. Ta räägib siin rumalatest. See on järelikult see, kes sa kindlasti ei igatse olla. Ja siin ta ütleb, et me eesti keeles siis ütleb, aga alp inimene neelab need. Nüüd see sama New Living Bible tõlkis selle, aga rumalad kulutavad ära kõik, mida nad saavad. Nüüd siin on üks väga oluline element, kui sa tahad olla tark inimene, siis mõtle selle peale, et sa ei pea kulutama ära kõike, mida sa saad. Ma olen ikka aeg-ajalt rääkinud ühte näidet ühest konkreetsest inimesest, kes tänasel päeval küll on juba lahkunud, aga ta oli tegelikult suhteliselt noormehena käis meil kogudusesse ja võib-olla saad aru, et inimene oli ikkagi noor ja roheline, aga see on vahest nõrkus või viga, mis inimesed ka teevad, on see, et ta sai oma esimese palga kätte. See oli niisugune ikkagi normaalne palk vist, mis iganes. Ja kohe, nii kui see palk oli kätte saada, tol ajal olid need igasugused CD-playerid, hästi popid asjad, kui sa mäletad seda perioodi, see on kuskil 90 kanti. Ja niisugune, kus sa panid kõrvaklapid kõrva ja siis panid selle aparaadi käima endale ja said muusikat või mida iganes kuulata. Ja ta läks ja ostis selle palga eest ühe kõige kallima ja niisuguse nii-öelda väga palju maksva just CD-playeri, mis oli niisuguse hästi kõrge taseme peal. Ja tõmbas suurema osa oma palgast sirgu. Nüüd, mida ta räägib? Rumalad on need, kes, mida nad teevad, kasutavad, kulutavad ära kõik, mida nad saavad. Nüüd, sa ütlesid, et mina olen küll ka kokkuhoidlik inimene. Nüüd, siin on üks tarkus selles asjas. On vahest mõningad kohad, kus sa ei peaks kokku hoidma. Ma olen kunagi rääkinud, see pood vist on uuesti olemas, ma ei tea, kas ma teen nende margi täis, kui ma nende nime kasutan. Ma ei kasuta igaks juhuks, ma ei tea, sest nad enam vist ei müü, aga ma olin kunagi 90-ndatel, mõtlesin ka, et ma tahan olla kokkuhoidlik ja lähen ostan endale ühest odavast poest ühed odavad kingad. Ja need olid ikka sellised peaaegu nagu, tegelikult see materjal oli peaaegu nagu plastmassa. Ta oli nagu igat pidi kunst ja selline nagu nägi võib-olla kinga moodi isegi välja, aga odav oli, räigelt odav oli selles mõttes. Ma ei tea, mis ta tolle või see maksta. Hinnad ja väärtused olid teistsugused, aga igal ta oli väga odav, ta oli super odav. Ja siis ma panin kingad esimest korda jalga ja kui ma petsin pärast need kingad jalast ära, siis mu sokid olid lausmärjad, sest need kingad ei lasknud absoluutselt õhku läbi, sest need olid praktiliselt kummist või plastmassist tehtud nii-öelda, mis iganes. Ja oli odav, aga see oli väga mõttetu ja rumal sääst. Sest et ma pidin uued ostma, nendega ma ei saanud eriti midagi teha, sest nende ei kõlvanud kasutamiseks. Nüüd, see ongi see sama koht, kus me vahel peame nagu tegema hinnangus just selle põhjal, kas see on mõttekas säästmine. Amen. Nüüd on teine asi. On vahest mõningad asjad, mida inimesed nii-öelda ostavad ja mis tegelikult on vägagi tohutu mõttetu raiskamine. Mis asi seal? Nüüd ma loodan, et meist keegi siin ei suitseta. Ma mõtlen vähemalt, et sa oled sellest ikkagi välja tulnud ja välja kasvanud juba. Aga nüüd
ma pidin otsima jällegi selle AI abiga, sest ma ei tea nendest asjadest midagi. See aparaat ütles mulle, et Eestis pidi suitsupakk maksma umbes 6–8 eurot. Nüüd keegi ärge ütelgi, et ja. Mul pole aimugi sellest, mis ta maksab. Nüüd, kui see inimene on üks nii-öelda nimetatud padusuitsetaja, kes paneb, nagu öeldakse, 1 paki päevas, siuksed inimesi on olemas täitsa, siis ma tegin selle väga karmi arvutuse, kõik ei ole väga siuksed suitsetajad. Aga kui ta oleks selline, ütleme, siis muidugi sa võid numbri natuke väiksemaks tõmmata. Siis kujuta ette, selle inimese kulu suitsetamise peale aastas on 2190 eurot. Nüüd, see on ilmselgelt asi, kui sina seda ei tee, siis see on asi, mis sinule alles jääb. Amen. Ja sa võiksid selle raha kuskile mujale panna. Amen. Nüüd inimeste elus võib olla mingisugused muid asju, see ei pruugi olla suitsetamine või midagi muud, kus inimesed raiskavad mõttetult raha ja võiks selle panna mitte lihtsalt kuhugi mujale, panna selle just kohta, kus Jumal juhatab selle panna. Sest vahet, kui mingisugune summa su kätte tuleb, see ei ole üldse halb küsida Jumala käest, mis ma peaksin sellega tegema. Mitte mõelda, et ma olen ammu tahtnud seda osta ja siis kõik on sellest jälle sirgu tõmmatud. Sest ta ütleb kohe, mis see kirja koht ütles, ma tsiteerin uuesti seda New Living Biblit. Ta ütles, et aga rumalad kulutavad ära kõik, mida nad saavad. Kui tuleb üks suurem summa raha kätte, siis ei pea olema kohe, nüüd on võimalus kulutada. Või nagu see on mõndal inimestel levinud, palgapäev on mul täna. Ja siis nagu öeldakse, minnakse poodi, ostetakse asju, mis ei ole kõige võib-olla targemad ja kõige vajalikumad ja kõige olulisemad. Okei, võis olla palgapäev, aga sa pead kulutama kõik ära. Sa pead oskama, nagu öeldakse, oma rahadega targast ümber käia, see on üks näitaja tegelikult targal inimesel. Amen. Sest et rumala kohta öeldakse on see, et nii kui ta saab midagi, ta kulutab kõik ära. Vahetevahel mõned inimesed nii-öelda nende rahaline olukord ei muutu just sellepärast, et nad sellega, mis neil on, nad ei käitu sellega targasti. Ja vahel on isegi hea küsida Jumala käest, Jumal, kas on minu elus mingisugused asjad, mida ma püsivalt niimoodi ostan, mis ei ole tegelikult väga mõttekad ostud. Äkki ma võiks need tegemata anda, jätta ja võtta näiteks selle raha ja anda selle Jumalale. Miks mitte? Amen. Nüüd üks teine asi, vaatame, lähme korra veel seoses tarkusega. Õpetussõnade 27-23. Nüüd see räägib sellest siis, mis sa selle rahaga peale hakkad või üldse, kuidas sa käitud sellega, mis sinu käes juba täna on. Õpetussõnade 27-23. Pane tähele oma pudulojuste seisukorda. Tee karjad oma südame asjaks. Ja mõni võib öelda, no see kirjakoht vist mulle päris ei kehti. Mulle ei ole ei pudulojuseid ega mul pole karjasid. Need me peame seda vaatama. See räägib tegelikult sinu tööasjadest või ütleme ka mingis mõttes ka äriasjadest. Kui sa oled ise, ütleme, kas äris juht või äriomanik või kui sa oled lihtsalt ka tööline, siis sa peaksid nende asjade peale ka mõtlema. Nüüd, ja sa võid sellesse konteksti saada, see ütleb, sest varandus ei kesta igavesti või kas kroongi püsib põlvest põlve, ta ei räägi mitte rahast, eks ju, saame aru, ta räägib kuningakroonist. Kui rohi on kadunud, hädal on tulnud nähtavale ja kui mägedel on hein korjatud, siis on sul tallesi riietuseks ja sikke ostuhinnaks põllu eest. Ja sul enesel on küllalt kitsepiima toiduks su perele ja elatiseks su ümmardajale. Nüüd, millest ta räägib siin? Kui on võimalus, nagu öeldakse, mingi asja jaoks kas kõrvale panna, koguda või ka ennast varustada asjade jaoks, mis on tulevikus tulemas. Amen. Siis see on tark tegevus. Amen. Kui sul on mingi, vaata vahel, kui meil on mingisugused väga konkreetsed selged projektid, siis me võib-olla kogume selle raha. Aga me peaksime pidevalt, nagu öeldakse, mõtlema sellisel viisil, et kui me oleme teenimas, kui me oleme midagi tegemas, siis kas me peame selle raha kõik kohe sirgu tõmbama?
võib-olla niisugune naljakas väljend, aga ma usun, et sa saad aru, millest ma mõtlen. Vaid võib-olla me peaksime selle koguma ja siin me räägib just äriasjadega seoses see, et me paneme selle siis tänasel päeval, me võime selle pangaarvele panna või kuhu iganes siis, aga et siin ta räägib siis ka, et sa nii-öelda varustad, et su äri võiks toimida, et su äri võiks funktsioneerima, sul on olemas need loomadel kõik nii-öelda toit ja sa saad nii-öelda hiljem ja sa mõtled nii-öelda kaugemale, et see ei ole tänaseks päevaks. Mul on see raha peos, nüüd ma tahan selle kulutada. Ei, mul on see raha, ma tahan selle hoopis panna tööle, selle raha. Nüüd see on seesama, ma ei hakka sulle praegu seda välja otsima, aga me oleme lugenud just seesama tähendamissõna talentidest. Mida nendele sulastele öeldi, on seesama just, et nad oleks pidanud võtma ja paljundama seda raha. Ja sageli need vahendid, mis sul on, Jumal on andnud sulle võimekus seda paljundada. On see siis, räägime loomulikust ärist või siis ka me räägime külvist ja lõikusest kui sellisest. Amen. Ja kui me teame, et meil on võimalik seda paljundada, siis me peaksime selle peale mõtlema, et me ei ürita seda, parem on, nagu öeldakse, see raha panna tööle ja paljunema, kui see lihtsalt ära kulutada ebaolulistesse asjadesse. Amen. See on tarkus. Ja see on see koht, kus me peaksime mõtlema, kui meil tulevad mingid rahad, mingid vahendid kätte, mis ma saan sellega teha? Mis on sellega tark teha? Kas ma pean nii-öelda selle ostma, mis ma olen ammu tahtnud või tolle ostma või selle asja ostma või iganes, aga see mulle meeldib ja see on ju, Jumal tahab, et mul oleks kõik ju hea ja et ma oleksin jõukas. Ja ta tahab, aga sul on vaja, nagu öeldakse, mõelda täna natukene kaugemale. Mida ma saaksin nii-öelda kas investeerida, külvata ja et see võiks hiljem kunagi minu jaoks midagi toota. Amen. See on, millest ta räägib siin. Amen. See on jällegi, mis asi? See on tarkus. See on tarkus. Amen. Ma võtan selle asja nüüd kokku. Ma pean vaatama, kus ma selle kokku võtan. Minu jutlused vahest lõppevad niimoodi purtsti lihtsalt ära. Lähme ühe kirjakoha juurde tagasi. Ja see on õpetussõnade 8. peatükk. Ja 18. salm, ma võtan ainult ühe salmi. See, mis ma tahan, et sulle jääks meelde, kui me räägime tarkusest, tarkus on siin rääkimas 18. salmis. Ja ta ütleb niimoodi, minu juures on rikkus ja au, ürgne varandus ja hüvang. Ja nagu see Passion tõlge siis ütles, lõputu rikkus ja au tulevad neile, kes avastavad, kus ma elan. Õigsuse rikkused ja pikk ja rahuldust pakkuv elu antakse neile. See on midagi sellist, mis Jumal tahab sinul anda. Mida sa peaksid igatsema? Tarkust. See on see, mis peaks meid motiveerima, et me tahame Jumala käest tarkust saada. Teha selle oma osa, et saada sellest osa. Amen. Kiitus Jumalale, palume koos. Isa, ma tänan sind, et su sõna on meile õhutuseks, ehituseks ja kinnituseks. Ja isa tahad, et ka lõpuaegade kogudus ja ka kristlased võiksid käia tarkuses, tohutus tarkuses, palju suuremas tarkuses, kui isegi Saalomon käis. Isa, see on sinu igatsus anda meile tarkust. Ja isa, ma palun ka tõesti, et sa annaksid meile tarkuse, ilmutuse vaimu sinu tundmises. Isa, et me tunneksime sind ja me teaksime, mis on sinu teed, kuidas sina tegutsed, mis on sinu plaanid ja mis on sinu eesmärgid. Ja isa, ma tänan sind, et ka sellega koos tuleb ka jõukus ja rikkus ja ka au. Isa, las see tuleb iga ühele, kes me taotleme ja otsime sinu tarkust. Isa, las see saab meile osaks. Isa, et ka see kogudus võib astuda rohkem ja rohkem sinu plaani, sellesse kutsesse, mis sa oled pannud meie jaoks, just olla eeskujuks ja olla ka see, kes on külvamas ja jagamas välja ja näidata sellega kogudustele ja ka kogu Kristuse ihule seda, et sinu tahe on, et me võiksime käia külluses ja jõukuses ja raha ja vahendid ei peaks olema need, mis saavad meid kinni hoida, vaid et me võiksime teha kõike, mis on vaja teha Jumala riigis. Isa, et sinu varustus, rahad, vahendid, tehnika
tehnika, hooned, need tulevad meie kätte. Isa, et me võiksime teha sinu tahet. Isa, ma tänan sind lõikuse eest. Ka samas see, mis me oleme külvanud, rohkesti me saame nägema lõikust, suurt lõikust, et veelgi rohkem anda, välja jagada. Isa, ma tänan sind, et sul on head plaanid kõigi meie jaoks. Isa, ma tänan sind suure lõikuse eest, et me võime lõigata, hõisates lõigata. Tänu sulle, Isa, lõikuse eest. Isa, ma tänan sind iga summa, mis me oleme kogudusena välja jaganud ja iga üksikisikuna välja jaganud. Isa, et me saame nägema suurt lõikust. Tänu sulle, Isa, selle tarkuse eest ja ka rikkuse eest ja külluse eest. Tänu sulle, Isa, mis sina saad tooma siia kogudusse ja ka igale inimesele isikuna. Tänu sulle, Isa, sinu varustuse eest. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, selle eest. Jeesuse nimel. Aamen ja aamen. Kiitus Jumalale. See on see, mis ma tahan sinule südamesse panna ja ma tean, vahest mõndale inimestele ei meeldi need teemad. Selle peale mina võiks alati küsida, et nagu, missugune kirjakoht nendele inimestele ei meeldi siis. Mis me piiblist välja tõmbame, kas tõmbame terve lehe korraga välja või tõmbame mõned kirjakohad välja. Meil oli täna piisavalt palju siin kirjakohti, mis rääkisid sellest, et koos tarkusega on kaasas ka rikkus ja jõukus. Ja see on Jumala plaan ja Jumala tahe tema koguduse jaoks. Ja kui me peame minema kõike maailma, kuulutame evangeeliumi kõigele loodule, siis mismoodi me seda teeme? Kuidas me jõuame sinna kõike maailma? Me ei jõua sinna paari sendiga. Selleks on vaja arvestatavaid rahasid, vahendeid, amen, et jõuda nende inimesteni. Ja Jumal tahab need asjad tuua ka, kui ta on midagi käskinud meil teha, siis ta varustab meid ka rahade ja vahenditega kõigega, mis on vaja, et see evangeelium saaks kuulutatud. Amen. Kiitus Jumalale. Aga me täna siis lõpetame. Sa oled õnnistatud. Amen. Jumala edu on sinu elus ja näeme järgmistel koosolekutel. Amen.